anname sõna üle videole ja nüüd lähme kõrgemate sageduse valda. Ja, no nii, tere kõigile. Täna siis jah, mul paluti nagu rääkida natukene nii vastukaaluks ultralühilaine poole peale ka, et mis seal eriti kõrgete sageduste juures toimub ja milliseid antenne või ütleme ühte väga sükest laialt levinud antenni klassi, milleks on siis paraboolantennid. Kõigepealt väike selline mälumängu küsimus nii-öelda, kas keegi tunneb ära, oskab öelda, mis antenn ja kus kohas see on ja kas keegi on võib-olla seal käinud ka meist? Jah, õige. See on siis irbene 32-meetrine parabool, see kuulub siis Ventspilsi raadioastronoomia instituudile. Meil Tartus Tõraveres on nendega päris palju koostööd ja kokkupuutumist, nii et võib-olla õnnestub sealt kunagi isegi kuusidet pidada. Selle antenniga on selline huvitav asi, et seda kuusidet oleks sealt juba saanud ka varem teha tehniliselt, aga seal oli juriidiline probleem selle antenniga ja selle kohaga seal. Nimelt tänu selle raadioastronoomia instituudile ei tohi seal olla raadiosaatjaid. Ja ka juriidiliselt tuli välja selline asi, et kuna see seadusesse sisse kirjutatud, siis ei olnud võimalik ka neil endil seal midagi saata. Nii et nemad ise selle seaduse sinna üritasid tekitada ja siis langesid ise selle lõksu. Nad ei saa ka satelliitidega sidet pidada, ehkki praegu on vist see asi nüüd juba muutunud. Ja mobiiltelefoni mastid olid seal üldiselt üsna kaugel sealt, nii et ega seal erilist levi ei olnud tänu sellele. Aga pärast võib-olla jõuame vaadata paari videolõiku, kus on näha seda, mis sellest antennist praeguseks saanud on. See on tehtud paar-kolm aastat tagasi, kui meil oli üks suvekooli üritus seal satelliidi ehitajatega. Siis nägi ta selline välja, aga nüüd ta päris selline enam välja ei näe. Nii, võib-olla isegi natuke vastupidi. Nii, siis hakkame üldiselt rääkima paraboolantennidest. Siin on siis väike pilt minu enda kasutusel olevast antennist ja Hansul ES6RQ on täpselt samasugune. Et tänu Hansule need antennid üldse siia amatööride kätte nii-öelda tekkisid. Nii, siis kõigepealt räägime natukene sellest paraboolpeegeldist endast, miks ta töötab ja kuidas ta töötab ja mis seal oluline on. Siis räägime ühest kõige olulisemast komponendist reaalselt tehniliselt ja kõige keerulisemast komponendist seal paraboolantenni juures on see antenni kiirgaja, mis seda antenni nii-öelda valgustab või kiiritab. Ja siis räägime natukene lõpus ka nende antennide pöörajatest, nii et see paraboolantenn amatöörraadio, või ütleme raadioamatööri kasutusel ilma mingisuguse pöörajata ei oma erilist funktsiooni. Teda saab jah, võib-olla ütleme SAT-televisiooni vastuvõtul kasutada ühe kindla suuna peal või mingisuguse raadiolingi jaoks, kus pöörajat eriti ei ole, aga kui te tahate amatöörraadiosidet pidada, siis on vajalik ka pööraja, nii et see on ka hästi oluline komponent seal. Nii. Siis paraboolantenn, eks ole, on oma olemuselt selline antenn, mis tegelikult koondab või saab nii-öelda oma signaali mingi suure pinna pealt, erinevalt resonantsantennidest, mis siis toimivad nagu ütleme selle laine ajalise kogumise põhimõttel, aga siis paraboolantennid töötavad meil puhtalt selle pinna nii-öelda toimel. Siis üldiselt on tavaline praktika, ütleme, on see, et see paraboolantenn on laine pikkusega võrreldes oluliselt suurem, tähendab seda, et paadunud lühilainemehed võivad nüüd kohvi jooma minna. Tähendab, paraboolantenn ja lühilainel tegelikult on olemas, ütleme, see ei ole küll päris paraboolantenn, aga see Arecibo 300-meetrine kauss, mis ei ole tegelikult mitte paraboolantenn, on sfääriline antenn. Seal on ka olemas tehnika näiteks 8 megahertsi peal raadiolokatsiooniks, kosmiliseks raadiolokatsiooniks. See on terve org, jah. See ei ole muide mitte praeguseks kõige suurem, ehkki see kõige suurem ei ole veel käiku läinud. Hiinas on kilomeetrise läbimõõduga asi valmimas. Tähendab, see on 1000 meetrit, Arecibo on 1000 jalga. Selline vahe. Nii,
edasi. Nii, siis mis see paraboolantenn on, eks ole, natuke juba vaatasime seal eespool, et kõigepealt on see parabool peegeldi ise, mis siis kogub meile energiat, siis on see kiirgaja, vastuvõtul ta siis muidugi võtab vastu, on nagu see seal parabooli fookuses tavaliselt ja siis on meil mõningates süsteemides on tähendab veel sekundaarne peegel, nii-öelda Cassegraini süsteemis, kus siis tuuakse see fookus sinna parabooli põhja alla või taha välja. Ja siis on mingisugune süsteem, mis võimaldab seda parabooli suunata, nii et sellised olulised komponendid on seal. Niisiis, paraboolantenne on tegelikult nagu kahte sellist põhiklassi. Üks on see klassikaline niinimetatud otsefookusantenn, kus siis see fookuspunkt, kus see kiirgaja on sümmeetriliselt parabooli pinna kohal, fookuses nii-öelda tema põhifookuses. Ja siis on olemas ka niinimetatud offset antennid, kus siis kasutatakse mingisugust osa sellest parabooli pinnast ja see kiirgaja, olgugi et ta on endiselt fookuses, on viidud siis selle nii-öelda kiire suunast välja. Selle eelis on see, et näiteks kui meil on mingi aparatuur, üks eelis on see, et kui mingi aparatuur, mis peab sinna fookusesse ära mahtuma ja mis on teatud suurusega, et ta ei varjaks ära meil seda parabooli nii-öelda kasulikku pinda, siis offset parabooli puhul saab selle kõrvale viia. Et see ei ole otse antenni peakiire suunas. Nii. Siis miks üldse parabool antenn töötab? See pind punase joonega on siin siis parabool. Kõige lihtsamalt, matemaatiliselt ütleme parabool, ta on muidugi siis kahedimensionaalselt, selles mõttes on ka muidugi ütleme nagu silindri moodi sellist lõigatud parabooli, aga üldine idee on siis selles, et need kiired, kui me võtame suvalise parabooli pinna punkti peale fookusest ja võtame siin ühe tasapinna, mis on nagu lainefront sisuliselt raadiolainete jaoks, siis nende lõikude pikkuste summa näiteks FP1 pluss P1Q1, eks ole, on võrdne FP2 ja P2Q2 ja FP3, P3Q3. See tähendab, et lained, mis sellest ühest punktist kiiratakse, on samas faasis selle nii-öelda lainefrondi peal. Nii et see on nagu see kõige elementaarsem põhjendus, kuidas see asi töötab. Nii, siis üks praktiline pilt siin, kui te saate kusagilt omale ühe parabooli, mingi nii-öelda second hand, mille kohta ei ole midagi teada, eriti tema, ütleme, selle kiirgaja kinnitusi ei ole, siis tahate teada, kus kohas tema fookus on, siis kui te ei taha hakata mängima seal mingi päikesevalguse koondamise ja nii edasi, päikest meil siin väga tihti ei ole, siis on võimalik sellise valemi abil, kui te mõõdate ära selle nii-öelda kausi sügavuse ja teate seda läbimõõtu, siis on teil võimalik väga lihtsalt välja arvutada see fookuskaugus, aga seda on soovitav teha üsna täpselt, kuna see viga on tegelikult, ütleme, see on päris kriitiline selle mõõtmise täpsus, muidu te võite saada suhteliselt valesid tulemusi, kui te seda mõõtmist väga täpselt ei tee. Aga tavaliselt on ka muidugi need fookuskaugused ümardatud, ütleme siin Euroopas sentimeetri või ütleme mingi 10 sentimeetri sammuga ja nii edasi, aga mitte alati. Nii, siis paraboole võib olla ka natukene erineva kujuga selles mõttes, et paraboolfunktsioon võib olla ka natuke lamedam ja natuke sügavam nii-öelda, siis on siin olemas terminid, eks ole, parabooli üks parameeter, kõigepealt see on siis FT suhe või fookuskauguse ja läbimõõdu suhe. Ja siin on nüüd huvitav tuua paralleele neist optikast, fotoobjektiividel on selline number nagu see suhteline ava, mis on näiteks seal 2,8 või 5,6 või midagi sellist. Siis paraboolantennide puhul on see täpselt sama parameeter tegelikult, aga nüüd paraboolide puhul on see number tunduvalt väiksem tavaliselt, paraboolid on nii-öelda sügavamad ja
siis on kokku lepitud niimoodi, et kui meil on siin vahe, ütleme, väiksem see FT suhe kui 0,33 üldjuhul, siis loetakse seda sügavaks parabooliks, on siis nagu kauss, kui see suhe on 0,33, siis on ta umbes selline keskmine, ja kui ta on siin üle 0,4 juba, siis on ta jah lame parabool või rohkem taldrik nii-öelda. Ja nüüd sellest sõltub päris palju see, millist kiirgajat me peaksime selle parabooli juures kasutama. Nii, siis vaatame muidugi siin ka, kuidas arvutatakse parabooli võimendust. Nii et see on nagu amatööri jaoks sidepidamisel on üks olulisemaid parameetreid. Ja näeme siis seda, et ühelt poolt, kui võtame siin võimenduse, siis oluline parameeter on antenni läbimõõt. Näeme, et läbimõõdu ruuduga on see proportsionaalne ja teiselt poolt laine pikkuse ruuduga samamoodi. Tegelikult see valem meenutab väga ühte teist väga olulist valemit, mis on vaba ruumi kaod või vaba ruumi sumbuvus. Ja nüüd tulebki selline huvitav asi välja, eks ole, et kui meil on nüüd üks raadiolink, kus on 2 parabooli või ütleme näiteks kuuside puhul, tahame kuulata oma kaja oma enda antenniga, siis mis juhtub, kui me sagedust tõstame 2 korda? Tähendab, vabaruumi kadu suureneb ka ruudu järgi, ruutsõltuvusega, nii, ja me saadame oma parabooliga, kui sagedus on 2 korda kõrgem, siis samamoodi signaal selles mõttes läheb 4 korda nõrgemaks, aga kuna laine pikkus on väiksem, siis parabooli võimendus on jällegi sama palju suurem. Aga kuna me võtame ka vastu seda sama kaja või teine jaam võtab vastu, siis sageduse tõustes 2 korda, siis jääb see 1 nii-öelda 2 korda nii-öelda alles. Et mida kõrgem sagedus, sama võimsuse juures me kuuleme oma kaja või siis korrespondendi signaali tegelikult tugevamalt. Nii et sellepärast on need nii-öelda mikrolained muutunud vähemalt kuusides hästi populaarseks, mida ütleme kõrgemad sagedused, kuna praegusel ajal on juba rohkem võimalik võimsust saada, varem oli see probleem, et mikrolainetel võimsuse saamine oli jällegi probleem, nii et see kompenseeris jälle teisipidi tagasi, nii et nagu seal näiteks 23 sentimeetri peal oli see kõige magusam piirkond, praegu on see ka veel, aga järjest rohkem tuleb jaamu kõrgematel sagedustel välja. Ja siin on siis peakiire laiuse arvutamine, see 70 on siin muidugi üks konstant, mis ei ole päris konstant, sõltub natuke parabooli kujust ka ja mõningatest omadustest, et kui lai see kiir tegelikult on. Lähme edasi, siin on väikesed näited erinevate paraboolide jaoks. Ütleme, praktikas näiteks kuuside puhul normaalne parabooli mõõt võiks alata umbes 3 meetrist. Tehakse ka väiksematega, on võimalik põhiliselt siis küll ainult digitaalside, JT65 või JT4, ja võib-olla 10 gigahertsi peal ka mingid, ütleme, telegraafi saab ka juba teha edukalt, kui on natuke võimsust olemas. Nii, 3-meetrise antenniga, selline praktiline näide, see on meil Tõravere Sopsi katusel olemas, 432 megahertsi, siis on meil selline number veel natuke enne, ma väga ei rääkinud, on see nii-öelda efektiivsus, parabooli efektiivsus, mis sõltubki nüüd sellest, et kui hästi see kiirgaja on tehtud, põhimõtteliselt kui hästi ta on sobitatud parabooli pinnaga, võtame siin mingi keskmise efektiivsus, on praktiliselt üsna realistlik, 50%, me saame võimenduseks umbes 19,6 dBi, peaaegu 20 dBi-d, lühilainemehed jälle kadestavad, kohe nii suunadiagrammi pealehe laius või selle sagara laius on siis 20 kraadi, võtame sama antenn 10 gigahertsi juures, 48,4 dBi-d, see on juba soliidne võimendus, aga peale laius või selle sagara laius 0,65 kraadi. See tähendab seda, et me peame olema võimelised ka vastava täpsusega seda antenni suunama. Niimoodi. Siis võtame järgmine näide on minu enda parabool, see 4,5 meetrit.
23 sentimeetri peal, noh, siin on võib-olla natuke parem kiirgaja kasutusel, siis 60% on üsna realistlik jällegi, 33,5 dBi-d, peale laius 3,74 kraadi, noh, sellist on suhteliselt lihtne veel suunata. Võtame edasi, ütleme 2 korda kõrgem sagedus, circa 38,6 dBi-d ja 2 kraadi peale laius, seal juba peab vaatama, üsna tihti kuuside puhul antenni järgi keerama. Ja siin viimane katsetus, mis ma tegin 24 GHz juures, proovisin, et kas see antenn ka töötab, ma olin väga pessimistlik, et ilmselt see pinnatäpsus ei ole enam see, mis ta peaks olema ja nii edasi, aga tegelikult oli võimalik ilusasti nii päikese kui kuu müra kuulda ja oli võimalik kuulata ära ka esimesed raadiosignaalid kuult sellel bändil. Saate poolega ma ei ole veel jõudnud nii kaugele, et võimendit saada, kõigepealt tuli tööluba ära taastada, 24 GHz peal ei võime töötada niisama tavalise tööloaga. Aga esimesed signaalid õnnestus ära kuulda, nii et noh, siin on näha, võimendus on päris soliidne, seal sagedusel juba tulevad atmosfääri kaod arvesse ja kõik see ja noh, 0,43 kraadi, või tähendab 0,53 kraadi, see on juba niimoodi, et kõigepealt tuul mõjutab päris palju, kui teil on pöörajas mingi lõtk sees, et tuulise ilmaga ei tasu proovida üldse eriti, aga vaikse ilmaga on võimalik täitsa pihta saada. Noh, 10 giga peale ega ta palju parem ei ole, nii et seal on, tegelikult nendel bändidel on see hea võimalus, et saab jälgida, kui palju on kuu müra või see termiline müra, mis kuu pealt tuleb, seda on nii-öelda tarkvara raadioekraani peal näha. Ja sellega on võimalik antenni nii-öelda suunamist kontrollida, kas ta ikka on õige suuna peal. No siis võtame siin selle raadioteleskoobi seal Irbenes, RT32, 23 sentimeetri peal oleks tal 51 detsibelli võimendust ja noh, peale laius ka hästi kitsas. Võtame selle, noh, see ei ole küll parabool, aga see võimendus on umbes sarnaselt arvutatav, see on see 300-meetrine Arecibo kauss seal. See muide töötas selle sageduse peal amatööride jaoks täiesti siin mõned aastad tagasi ja seda oli võimalik, nad töötasid mingi 100 vatiga seal, ehkki neil on seal mingid paarkümmend kilovatti ka olemas selle sageduse ala jaoks. Jah, 100 vatiga töötasid ja nad tulid SSB-s nii normaalse 5-9 signaaliga, ei olnud probleemi. Nii, natukene pinna täpsusest, noh, rusikareegel 0,1 laine pikkust, muidu jah, see faasi tasapind ei ole enam ilus, sealt kiirgab. See tähendab seda, et 23 sendi peal 2,3 sentimeetrit umbes, 24 GHz peal täpsem kui 1,5 millimeetrit. Ja selliseid antenne tegelikult on juba päris raske leida. Noh, praegusel ajal juba kantakse ka suuremaid mikrolaine lingi antenne, seal mingeid 1,8-2 meetriseid maha. Ja igasugused ebaühtlused seal. Noh, see sõltub, kui palju need ebaühtlusi on, tähendab, see on niisugune empiiriline selles mõttes, et jah, aga kui ta ikka suures osa läheb nendest nõuetest üle, siis võimendus hakkab kohe kukkuma ja suunadiagrammi laius ja nii edasi. Nii, siis teine asi on, võimalus on seda parabooli pinda teha, eks ole, metallvõrgust. Ja siin on siis ka rusikareegel, siin on natukene, noh, mõne koha peal ütlevad ka 10 laine pikkust, aga on allikad, mis ütlevad 1/8 laine pikkust. Võiks olla selle võrgu samm vähemalt, või tähendab kõige väiksem, tähendab umbes 9 sentimeetrit 70, 3 sentimeetrit 23 ja 3 sentimeetri peal vähem kui 3 millimeetrit. Noh, sellist võrku on juba, noh, on võimalik leida muidugi, aga noh, nendel võrkparaboolidel on see hea omadus, et neil on väiksem tuuletakistus. Ja ütleme, paljud sellised amatööride jaoks müüdavad nii-öelda kitid ja iseehitamise lahendus ongi tegelikult metallvõrk. Raske on saada nii ilusat ühtlast metallpinda, kui ei ole just kuskil mingi valmis parabool kusagil kätte saadav. Aga võrgu puhul peab jah seda arvestama.
Nii, ja nüüd lähemegi siis kiirgaja juurde. See on nagu siis see kõige üks olulisemaid komponente seal, ta võib-olla ei ole nii raske ja suur, aga kui see ei ole korralikult valmistatud, siis ütleme, jah, troposide puhul ei ole see kriitiline, siin maapealse side puhul, aga kuuside puhul, kus on meil iga detsibelli kümnendik oluline, seal on see kiirgaja üks kõige selliseid nii-öelda olulisemaid komponente tegelikult, et asi ilusasti toimiks. Ja põhjus, miks see peab olema väga hästi konstrueeritud, tähendab, kui meil on parabolantenn, eks ole, siis ta tegelikult töötab hästi ainult siis, kui see kiirgaja on punktallikas. Tähendab, ühest punktist tulevad kiired, koonduvad nii-öelda, või mitte ei koondu, lähevad sinna lainefrondi peale õiges faasis. Ja reaalselt, kui meil on seal kiirgaja juba seal 10 sentimeetrid läbimõõdus, siis tegelikult ta ei ole enam punktallikas, nii et ühest kiirgaja servast tulev kiir ei lähe enam samas suunas, mis teisest servast tulev. Nii et see on üks moment ja siis ta peab tagama ühtlase kiirguse või väljatiheduse selle parabooli pinna ulatuses, mis on jällegi üsna vastuoluline nõue tegelikult, ja siis ta peab tekitama meil soovitava laine polarisatsiooni, seda me vaatame edaspidi seal, siis ta peab võimalikult vähe parabooli pinnast ära varjama, jällegi ta peab suhteliselt väike olema, ja ta peab kannatama piisavalt võimsust, et ütleme, kuuside puhul, kui seal võib olla võimsus kilovatini mikrolainetel, siis ta ei tohi selle peale seal mingid komponendid ära sulada või põlema minna. Nii, ja siis on nüüd selline asi üldiselt, et kui mida väiksem on see FT-soe, mida sügavam kauss, seda raskem on head kiirgajat sellele paraboolile teha. Seda me näeme ka natuke edaspidi siin. Nii. Ja siis parabooli seesama efektiivsuse number, see IA seal, see ongi siis enamalt jaolt määratud selle kiirgajaga, juhul muidugi, kui need pinnatäpsused ei lähe liiga viletsaks ja võrkparabooli puhul siis see võrgusamm ja muidugi pinna elektrijuhtivus ka mingil määral. Nii, milline peab siis olema üks kiirgaja, parabooli kiirgaja nii-öelda see suunadiagramm või see peale sagar, näete, et see peab olema selline sektor, mis valgustab siit seda parabooli nii-öelda servast servani ja kuskil mujal ta ei tohi enam midagi valgustada või kiiritada. Muidu see energia läheb meil lihtsalt kaduma. Nii, siis on selline küsimus, miks siin ei ole joonistatud see roheline serv siia päris selle joone peale, vaid natukene kaugemale. See on jällegi üks nüanss, mis on päris oluline. Tähendab, et see ei ole mitte päris lihtsalt sektor siin. Sellepärast, et parabooli puhul vahekaugused parabooli pinnani, kuna me tahame saada ühtlast valgustuse või seda illuminatsiooni tihedust seal, siis siin peab olema võimendus natuke suurem, et siin parabooli serva jõuaks ka sama palju energiat ideaalis. Ja tuleb välja, et see on ka päris oluline, ehkki praktikas ei ole jällegi võimalik realiseerida. Nii, võtame edasi. See on nüüd üks reaalne kiirgaja. Mingisugune lainejuht. Me näeme seda, et osa energiat kiiratakse siia üles ära, siis seda, et siin kiirgus nagu tugevam oleks, seda ei ole kuskil näha siin. Siin kiiratakse kõige rohkem. Ja näeme, et ütleme selline lihtne kiirgaja, eks ole, kas või mingi reflektoriga dipool või midagi sellist. See on kaugelt mitte sobiv parabooli jaoks. Nii, siis siin on nüüd täpsemalt näha, eks ole, on joonistatud see kiirgaja sagar nii-öelda ja siis see ideaalne, mis ta peab olema ja siis on need vahed joonistatud. Ja neil on siis eri nimetused olemas. Tähendab, see sinine osa, see on nüüd see, ütleme, reaalse kiirgaja puhul, eks ole, see tegelikult parabooli serva jõudnud kiirgus on mingisuguse arvu detsibellide võrra nõrgem. Nii et see on see illuminatsiooni nii-öelda karakteristik või ütleme, see osa nii-öelda illuminatsiooni kaod
ideaaljuhul peaks olema selline, see vahe siin siis on tegelikult meil selle illuminatsiooni kaod. Ja teine asi, reaalse kiirgaja puhul osa energiat läheb üle parabooli serva. See on siis ühtepidi energia kadu meie jaoks saate puhul ja vastuvõtu puhul, kui antenn vaatab kuskile ülespoole, siis see üle läinud osa nii-öelda see laiali valgumine, sellest tingitud energia, see vaatab maapinda ja probleem on selles, et maapind müriseb. Maapinna termiline müra kohe halvendab meie vastuvõtu tundlikkust, signaalmüra suhet. Et vastuvõtu puhul on see kahekordselt halb. Nii, aga siis on nüüd üks selline huvitav graafik siin, kus on need mõlemad asjad nagu kokku võetud ja vaadatud, kuidas see mõjutab siis antenni efektiivsust tegelikult. Kui vaadata, siin on selline nimi inglise keeles, on see edge taper, ma ei tea, kuidas seda eesti keelde päris tõlkida, aga see selleks, see on nüüd see, kui palju, mitu detsibelli on see väljatugevus seal parabooli servas nõrgem kui keskel. Ja siis tuleb välja selline asi, et kui tavalise, ütleme, tüüpilise kiirgaja puhul, kui see on -10 detsibelli seal parabooli servas, siis on nii-öelda see laiali valgumine ja illuminatsioon nii-öelda tasakaalus kõige paremini ja selle parabooli nii-öelda efektiivsus on kõige parem. Nii et seda rihitakse tavaliselt nii, et 10 detsibelli on see signaal seal parabooli serva peal nõrgem. Noh, ei ole ideaalne, seal peaks olema ideaalis sama tugev nagu keskel, aga see 10 detsibelli, tegelikult seal on üks hea omadus ka, see vähendab natukene difraktsiooni, mis seal serva peal tekib. Et see, ütleme, eriti vastuvõtu poole peal, see parandab natukene seda jällegi signaalmüra suhet. Ja nii, see selleks. Järgmine osa on siis polarisatsioon. See on ka, põhimõtteliselt saab kiirgajaid teha igasuguse polarisatsiooniga. Nüüd maapealse side puhul me kasutame tavaliselt lineaarset polarisatsiooni, siin Euroopas enamusjuhtudel pikema troposide puhul horisontaalset, siis kuuside puhul on nüüd olukord oluliselt keerulisem, ühes mõttes, et pikematel lainetel, kus domineerivad on veel jagiantennid amatööride kasutuses, siis kasutame ka lineaarset polarisatsiooni, muidugi siin on küsimused, eks ole, kas vertikaal või horisontaal, soovitavad omada mõlemat, kui tahta pidevalt saada korralikult sidet pidada üle kuu. Aga kõrgemad sagedused 23 sentimeetrit ja kuni praegusel hetkel kuni 3 sentimeetrini on kasutusel ringpolarisatsioon. Ja 3 sentimeetri peal ja lühemal on praegu veel kasutusel lineaarne polarisatsioon, aga siin on selline huvitav nüanss, kuna maakera on ümmargune, siis polarisatsiooni tasand keerab. Tähendab seda, et kui üks jaam on näiteks Ameerikas, teine jaam on Euroopas ja me kasutaksime mõlemad näiteks horisontaalset polarisatsiooni, see oleks meil kohe peaaegu 90 kraadi polarisatsiooni kadu, nii et me ei kuule peaaegu midagi. Ja nüüd on nii kokku lepitud, et Euroopa jaamad töötavad vertikaalse polarisatsiooniga 10 GHz ja 24 giga peal. Ja Ameerika jaamad ja siis ka Austraalia jaamad, nemad töötavad horisontaalsega. Nii et mõnes mõttes on natuke keeruline, ütleme mingi setup, mida te kasutate Euroopas troposideks, kasutada seda kuusideks, on vaja polarisatsiooni tasand ära pöörata. Nii, ringpolarisatsiooni koha pealt siin tulevad siis huvitavad efektid. Kõigepealt on ju teada selline asi, et ringpolarisatsioon pöördub ringi iga peegelduse korral. Ja näiteks kuuside puhul või ütleme paraboolantenni puhul, eks ole, esimene peegeldus on kohe antenni parabooli pinna pealt. Nii et kui me tahame saada näiteks seda paremakäelist päripäeva polarisatsiooni, siis, mis antennist välja kiirguks, siis tegelikult kiirgaja peab olema meil vastupäeva polarisatsiooniga. Aga siis on meil kuu veel olemas, millelt me peegeldame, või lennuk näiteks ultralühilaine sides võib ka olla, siis polarisatsiooni tasand või see suund jällegi pöördub. Lineaarpolarisatsiooni puhul seda ei ole üldjuhul, ta võib natuke mängida, aga mitte palju. Ja kolmas kord siis korrespondendi antenni pealt peegeldub.
aga see tekitab meile ühe hea võimaluse, kui meil on selline kiirkäe, millel on pordid nii-öelda mõlema ringpolarisatsiooni jaoks ja sellised on täiesti olemas ja praegu järjest rohkem levinud, siis on meil võimalik teha niimoodi, et me ühte porti saadame ja kuna meil on paaritu arv peegeldusi, 3 peegeldust, siis võtame teises pordis vastu. See tähendab seda, et me võime saatjakaabli panna fikseeritult ühte porti ja vastuvõtukaabli teise. Ja see, mis on veel eriti hea sel juhul on see, et me saame piirduda nii-öelda vastuvõtja puhul ainult ühe isolatsiooni releega enne eelvõimendit, selle asemel, et kasutada mingit võimsat saate vastuvõtureleed, mis on palju kallim, nii et selles mõttes on see ringpolarisatsioon väga kasulik. Lineaarpolarisatsiooni puhul me üldjuhul ei saa sellist trikki teha, kui just korrespondendil ei ole mingit analoogilist süsteemi ja siis on keeruline ikkagi vahetada saadet vastuvõttu. Aga kuuside puhul see toimib väga hästi. Nii, ja kuidas siis ringpolarisatsiooni tekitatakse? Meil on siis tavaliselt lihtne on tekitada meil lineaarse polarisatsiooniga kiirgur või kuskil lainejuhis või mingis dipoolis on võimalik tekitada lineaarne polarisatsioon ja siis üks variant on teha üks faasinihke ahel, eks ole, on teada, et kui me ütleme horisontaalset ja meil on 2 samal tasapinnal olevat kiirgurit, üks tekitab horisontaalse, teine vertikaalse polarisatsiooni, siis kui me nende vahelist nii-öelda toidame neid samast allikast, aga nende vahel on 90 kraadi faasinihet ja sõltuvalt siis kumb on nii-öelda plussiga, kumb miinusega, siis meil on võimalik kas ühte või teist seda ringpolarisatsiooni tekitada. See on suhteliselt keeruline, see ei päästa meid releede omamisest kahjuks, aga siis selle asemel, et seda probleemi ei tekiks, siis mikrolainetel on võimalik väga efektiivselt teha kiirgureid, kus siis see nii-öelda lineaarne polarisatsioon selle kiirkäe sees konverteeritakse tsirkulaarseks või ringpolarisatsiooniks. Nii-öelda see faasinihke tekitamine on seal selle kiirguri koosseisus juba. Ja seal on ka veel see omadus, et kuna need polarisatsioonid ise on oma olemuselt nagu üksteisest lahti sidestatud või ortogonaalsed, siis praktiliselt on meil võimalik saada vähemalt 30 detsibelli isolatsiooni selle saate ja vastuvõtupordi vahel, mis tähendab jällegi, et meil ei ole võimsat releed vaja, aitab ainult suhteliselt vähemalt 30-50 detsibelli isolatsiooniga releest sinna vastuvõtja eelvõimendi kaitseks ja kõik on juba täiesti korras. Ja me võime saata mingi kilovatise võimsusega näiteks või vähemalt 500 vatiga. Nii, siin on siis nüüd praktilised näited kiirkäetest. Kõige lihtsam, eks ole, poollaine dipool, enne oli juttu, et see ei ole just kõige parem, ei ole efektiivne ja tähendab selle parabooli, ütleme, kui teil on 10-meetrine parabool ja panete sinna nii viletsa kiirkäe, see investeering ei ole just väga mõistlik. Et sellisel juhul peate ikka midagi natuke paremat tegema, aga kui teil on hästi väike parabool, siis tegelikult arvestades, et üks dipool väga palju seda parabooli pinda ära ei varja, siis võib see olla jällegi kasulik lahendus iseenesest. Nii, siis on olemas dipoolkiirgurite natuke edasiarendus, kus kasutatakse 2 dipooli, mis annab natuke ühtlasema illuminatsiooni ja sümmeetrilisema sageduse või tähendab selle kiirguskarakteristiku seal ja ka nendes E ja H tasapinnas väljade tugevus on natuke sarnasem, on see niinimetatud EIA 2 dipooliga kiirgur, mida on tegelikult suhteliselt vastik ka valmistada, tunduvalt keerulisem kui üks lihtne dipool. Aga tal on see omadus näiteks, kui teil on mingi mikrolainel töötav paraboolantenn ja tahate seda näiteks kasutada 70 sentimeetri peal, kus saab lineaarse polarisatsiooniga hakkama, siis seda on võimalik paigutada kuskil näiteks 23 sentimeetri või kõrgema sagedusega kiirkäe ümber. Nii et nad on mõlemad samal ajal fookuses enam-vähem. Et ta ei varja ja ei mõjuta seda teist kiirkäed kuigi palju. Sellest on veel mitmeid variante, on olemas ka 2 polarisatsiooniga variant, tegelikult 4 dipoolist, aga see on veel oluliselt keerulisem. Nii, siis on üks lihtne lahendus,
kerge, väike rõngaskiirga, inglise keele nimetus ring feed. See on siis dipoolkiirga erijuht, kus see dipool on rõngaks tehtud. Jällegi natukene annab parema sümmeetria sellele kiirgusdiagrammile. Aga puudus muidugi jällegi võimaldab ainult ühte lineaarset polarisatsiooni üldjuhul, kui sinna just ei ehita mingisuguseid aktiivelemente ette, mis võiks seda polarisatsiooni kuidagi muuta. Väga populaarne mikrolaine maapealses troposides, väga palju Rootsi amatööre kasutab neid igal juhul. Neil on võimalik teha ka mitme sagedusala jaoks tegelikult, pannes neid rõngaid üksteise sisse, mitmeid, nii et hästi populaarne, lihtne. Kuuside puhul eriti ei ole populaarne väga. 70 sentimeetri peale. Siis on selline asi nagu see nimetatud batch feed või ma ei tea, paikkiirga ja kuidas seda eesti keelde kõige paremini jällegi tõlkida. See on siis dipoolkiirga erijuht tegelikult, see on üks metallketas, mida siis ergutatakse, siin on ka mõne koha peal näha, see on nüüd üks mitmelaineala batch kiirga ja siin ergutatakse teda teatud kauguselt keskpunkti ja serva vahel ja siis see joon, kui me tõmbame selle keskpunkti ja selle toitepunkti vahel, see on siis ka polarisatsiooni tasapind üldjuhul. Aga kui sinna nüüd tekitada teatud koha peale reflektori ja selle aktiivketta vahele mingisuguseid konstruktiivseid mahtuvusi, siis tegelikult on võimalik see antenn panna tööle ka ringpolarisatsiooniga. Et seda on võimalik teha, ta on suhteliselt väike, nii et kui ta on väike parabool, siis on jällegi hea lahendus. Troposide puhul väga korralik ja võimaldab siin ei ole seda küll näha selle pildi peal, aga tegelikult on võimalik teha mõlemad lineaarsed polarisatsioonid sellega. Kui te panete ühe toitepunkti näiteks siia alla, teise siit 90 kraadi, sama kaugele, siis te saate 2 porti, üks on vertikaal, üks on horisontaalpolarisatsiooniga. Ja selline setup on mul praegu üleval ainult ühe bändi jaoks, 70 sendi jaoks, on minu 4,5 meetrisel paraboolil ja töötab üldiselt kogu see süsteem natuke paremini, kui töötasid 4 jagi, mis olid ainult horisontaalse polarisatsiooniga, et kuuside puhul väga efektiivne ja selle reflektori suurus ei ole ka väga kriitiline, ta võib olla suhteliselt väike, see tähendab ka seda, et ta ei varja jälle palju parabooli pinda ära. Nii, siis on natukene keerulisem, huvitavam lahendus. Sellist ma olen ka kasutanud algselt 23 ja 13 sentimeetri peal. See on see V4MA poolt arendatud kiirgae, vai teine termin on tal kumari kiirgae. Kumar on üks selle nii-öelda esialgsetest autoritest. Ja see siis põhineb silindrilisel lainejuhil, millel on 90 kraadi all 2 porti, mis algselt nagu kiirgaksid siis meil horisontaalset ja vertikaalset polarisatsiooni, aga näete, siin on sellised häälestuskruvid, siin on 5 tükki kummalgi pool. Ja nende häälestuskruvidega on siis võimalik nii-öelda see polarisatsioon, tekitada see 90 kraadi faasinihet selles silindrilises lainejuhis, nii et ainult üks nendest komponentidest on teise suhtes siis horisontaalne vertikaalse suhtes 90 kraadi nihutatud. Ja sellega me saame siis ringpolarisatsiooni kätte. Nii, ja see annab siis päris hea efektiivsuse sinna, ka kuskile 60% kanti vähemalt, teoreetiliselt isegi rohkem. Siis on tal see rõngas, mis lubab natukene seda suunadiagrammi või seda pealehesagarat optimeerida, sõltuvalt parabooli FT suhtest jällegi, et kui seda natuke tahapoolel lükata nii-öelda siiapoole seda rõngast, siis on võimalik seda kasutada nii-öelda sügavamate antennide juures ja kui seda ettepoole välja tuua, siis muutub rohkem nagu selliseks ruuporiks ja see töötab siis suure FT lamedate antennide jaoks paremini. Ja see kiirgae oli siis hästi populaarne tegelikult amatööride hulgas seal 23 sentimeetri peal ja võib-olla ka 13 sentimeetri peal. Nii et need mõlemad on mul tegelikult olemas, 23 sendi oma on nüüd vist, kui ma eksi, siis ES3 RF-i käes. Nii, aga nüüd siis kõige uuem nii-öelda põlvkond neid kiirgajaid on siis nimetatud septum kiirgajad, mis on siis tegelikult ka tegemist ühe kandilise lainejuhiga siin, aga need võivad olla ka silindrilise lainejuhil baseeruvad
ja näete, siin on 2 nii-öelda seda aktiivelementi sees, veerandlaine pikkused väiksed vardakesed, mis siis lähevadki vastavalt saate ja vastuvõtupordi külge ja sees on niisugune trepi moodi struktuur, mis on metallist tehtud ja on siis ilusasti täpselt selle lainejuhi keskel. Ja selle eesmärk on jällegi tekitada see 90 kraadi faasinihet, et me saaksime ringpolarisatsioonid ja nii õnnelikult töötab see, et ühelt poolt me saame ühepidise ringpolarisatsiooni, teise pordiga teisipidise ringpolarisatsiooni. Et selles mõttes ideaalne kiirgaja emeside jaoks. Ja seda on siis viimasel ajal tänu sellele, et on vastav tarkvara kasutusel ja kättesaadav ka juba amatööridele või nendele amatööridele, kes töötavad samal alal, on korralikud simulatsiooniprogrammid, mis lubavad siis väga täpselt optimeerida neid kiirgureid. Siin on üks natuke täpsemalt asja mõõtmed, no see on nüüd see R3 AC või AQ, vist oli, tema konstruktsioon. See võib olla ka tegelikult nii silindrilise lainejuhiga kui ka kandilisega, aga siin on tehtud siis üks väike üleminek, kus see silindriline, või ütleme, see kandiline lainejuht läheb üle silindriliseks ja siis on see rõngaste osa seal. 23 sentimeetri jaoks on need mõõdud, nii et näete, et umbes 70 sentimeetrit pikk on see. Päris paras kolakas, seda ikka annab sinna parabooli fookusesse üles panna. Ja kui see näiteks vasest teha, siis ei ole ta ka mitte väga kerge. Siin on näha ühe sellise kandilise lainejuhiga kiirguri, ütleme niisugune praktiline konstruktsioon, kuidas detailid välja näevad, kuidas ta seest välja näeb. See on see rõngas. Siin peab olema ka hea elektriline ühendus siin selle pinna lainejuhi ja selle rõnga vahel. Niimoodi, siin on siis huvitavad karakteristikud seda tüüpi kiirgurite jaoks. Ja nüüd, kui me enne vaatasime seda kiirgusdiagrammi, seda ideaalset ja seda, mida tavaliselt lihtsamal juhul on võimalik saavutada, siis siin me näeme, et meil on vähemalt tagatud juba see, et siin keskel on natukene see sagar väiksema võimendusega, siin on natuke suurem, nii et ta sobitab meil parabooli pinda, eriti sügavamate paraboolide puhul. Siin on ka näha näiteks, kus kohas millise FT suhte juures on see parabool kõige efektiivsem ja teoreetiline efektiivsus on siin võimalik arvutada, läheb kuskile 80%-ni, aga hoiatus on juures real world at least 15% lower. Nii et praktikas tuleb arvestada, et see on meil tegelikult umbes 60-65% see efektiivsus. Ja siin on jällegi ka seesama nii-öelda üleääreminek või laiali valgumine ja illuminatsioon selle, kui me vaatame siin, see on välja toodud see skaala siin, umbes 10 detsibelli, näeme, et siin kuskil 0,35 FT suhte puhul on see kõige efektiivsem. Aga nüüd see, kus kohas see kõige magusam punkt siin on, see sõltub sellest, kus kohas see rõngas seal lainejuhi otsas, kuidas see paikneb seal, kui kaugel sellest otsast, sellega saab natukene mängida. Siis on veel üks oluline moment, on nii-öelda selle signaali faasi täpsus üle terve parabooli pinna. Seal on ka, tuleb välja, et sõltuvalt sellest septumpolarisaatorist ja kõigest sellest, mis seal parabooli pinna poole edasi tuleb, siis tekivad siin teatud faasivead, kui on siin see rõnga sees, kui ei ole, kui on ainult see nelinurkne septum, eks ole. Kui me vaatame nii-öelda kiirgaja otsast, eks ole, siis sõltuvad see nurk, kus kohas, millise nurga all me vaatame, on see faasiviga siis siin kuni 20 kraadini läheb. Ehkki tegelikult on niimoodi, et see halvenemine, mis seal toimub, see on siis siinus funktsiooni järgi, nii et kui meil 10 kraadi viga on, siis see siinus 10 kraadi on üsna väike, või tähendab üsna ühelähedane, nii et tegelikult ei ole see probleem väga suur. Aga kõike seda juba tänapäeval arvestatakse ja üritatakse optimeerida, saada seda viimast detsibelli kümnendikku kätte. Nii, väga oluline praktiline moment jällegi, kuna selle kiirgaja nii-öelda polarisatsioon on siis määratud selle konstruktsiooniga. Hea asi on ka see muidugi, natuke enne rääkimata veel, et kui see nii-öelda see septum polarisaator siin keskel, kui see teha piisavalt täpselt, siis üldiselt ei ole teil vaja midagi
häälestada, kui see V4MA kiirkur, mis ka muidu töötab hästi, selle te peate, need kruvid peate kõik 10 tükki paika keerama ja igaüks mõjutab teist. Et aga siin, kui te teete selle täpselt mõõtude järgi valmis, siis tegelikult on siin vaja ainult 2 sellise häälestuskondensaatori või sellise plaadiga, mida siin Bolti otsas saab nihutada, panete sellega SVR-i paika ja vaatate, et isolatsioon on ka enam-vähem paigas portide vahel, siis teate, et see kiirkäe töötab, kui see septum on täpselt tehtud ja lainejuht ja kõik on õiges mõõdus. Nii, siin on nüüd üks modifikatsioon sellest kiirkäest, see on see niinimetatud 2-moodiline kiirkäe, see on siis sobiv hästi suure FT suhte jaoks, see on rohkem nagu ruupor seal otsas, tekib tegelikult 2 erinevat lainetüüpi ja nii edasi, on päris palju matemaatikat taga, siin on jällegi mõõdud, see on veel pikem, eks ole, siin on juba peaaegu 600 ja see on 1 meetri pikkune umbes, et päris suur ja raske. Nii, siin on näha ka selle efektiivsuse sõltuvus FT suhtes, näete, et töötab hästi just suurema FT suhte korral. Nii, siin on siis veel üks klass, tähendab, et neid, ütleme, et võimalikult hästi ikkagi seda pinna illuminatsiooni tagada, siis kasutatakse eriti just kõrgematel sagedustel, kuna madalamatel see mõõtmed läheksid hästi suureks, teil peab väga suur parabool olema, et sellest mingit tolku oleks, siis on neid rõngaid rohkem. No seda te teate kindlasti, olete näinud kunagi otsefookus satelliidi antennidel, SAT-televisiooni jaoks, see niinimetatud chaparral-tüüpi kiirgaja. Siin on siis umbes veerandlainese vahe ja veerandlainese kõrgusega see korrugeeritud selline ruupor sisuliselt kasutusel. Ja nüüd sellesama nende rõngaste asendi muutmisega saame jällegi sobitada seda kiirkäet oma antenni FT suhtega. Nii, natuke jõuame, ma ei tea, kuidas meil ajaga on, natukene jõuaks rääkida ka pöörajatest, väga põhjalikult ma siin neid ei hakanudki ette valmistama. Enne oli juba juttu, eks ole, et täpsused, nõuded täpsusele on hästi suured. Tavaliste antennide puhul, paar kraadi siia-sinna ei ole probleem, aga mikrolainetel parabooliga juba paar kraadi võib tähendada side mitte toimimist. Nii, siis mehaaniline tugevus, kui teil on suur antenn, siis pidage meeles, et meil on ka järjest tuuled lähevad kõvemaks, asi peab vastu pidama, ei tohi kedagi katki teha ega midagi katki teha, et ümber läheb või niisama kuskile katusele lendab. Et hästi oluline. Nii, elevatsioon kuuside puhul, troposide puhul ei ole see eriti oluline, lennuki peegelduse puhul juba natuke on ja meteoride puhul, meteore nii kõrgel tavaliselt ei tehta, aga nii kuuside kui satelliitside puhul siis elevatsiooni reguleerimise võimalus. Kuu puhul te võite piirduda 0–60 kraadini, meil kuu eriti kõrgemal ei käi, praegu käib mõned kraadid madalamal nendel aastatel, hakkab jälle kõrgemalt käima. Satelliitside puhul soovitav kuni 90 kraadi, aga veel soovitavam kuni 180. Sellepärast, et kui satelliit teist otse üle lendab, siis te peate seal üleval keskel tegema järsku kiire pöörde, keerama 180 kraadi asimuuti. Aga kui te saate elevatsiooni 180 keerata, siis ei ole seda vaja. Nii et selline praktiline nõuanne jällegi, äkki see ei ole lihtne lahendada. Nii, siis positsiooni nii-öelda mõõtmine või määramine, andurid, mina olen kasutanud viimasel ajal ainult inkrementaalenkoodereid asimuudi puhul, elevatsiooni puhul lihtsalt mingit impulsi andurit, seal ei ole asi nii kriitiline, aga eriti kui teil on lõtk parabooli mehaanikas, vaikse ilmaga annab see ka kasutada, ehkki minu antennil on see ka, suure tuulega võib seal pluss-miinus pool kraadi keerata, kuna seal on kettülekanne kasutusel. Aga tähtis on, et võimalikult hea resolutsiooniga on teil see asend teada, suund teada. Ja inkrementaalenkooderid võimaldavad seal suhteliselt lihtsalt ja mitte väga kulukalt saada mingi 1000 impulssi 360 kraadi kohta ja kui natuke nuputada, saate sealt tegelikult 4000 kätte. Et see annab juba päris hea resolutsiooni. Nii. Siis praktiline nõuanne, tehke asi nii, et te saate kiirkäele ligi, eriti kui teil on plaanis kunagi hakata mingeid teisi lainealasid kasutama, mitte ei ole ainult üks laineala ja nagunii põletate preambi läbi
ja igasugu asju juhtub seal ja tahate uut kiirkäed proovida, siis tehke niimoodi, et teil on võimalik sinna kiirkäele ligi pääseda. Keerata antenni horisondi peale ja sõidate mingi platvormi kohale näiteks sellega või kuskile, ühesõnaga see on väga selline praktiline soovitus jällegi. Nii, suurema parabooli puhul siis vastukaal, tahate, et pööraja mehaaniliselt vastu peaks ja ei läheks nii ruttu katki, ära ei kuluks, siis vastukaal on väga oluline. Minu antenni puhul sellega algul oli probleemi, seda ei olnud nagu sinna selle originaaltootja poolt ette nähtud, aga lõpuks tuli see ikkagi panna. Muidu võis seda kasutada enam-vähem nii fikseeritud suuna jaoks, panid korra paika ja siis palju ei puutunud. Nii, vaatame. Jah, siis pöörajaid ei ole väga lihtne leida, selliste asjade, ütleme selliste suurte paraboolide keeramiseks tuleb tavaliselt lasta konstrueerida või leida mingit nii-öelda taaskasutada mingit muud pöörajat, näiteks pärast me näeme korra veel seda pildi peal, mida saab kasutada. Nii. Siis muidugi see, et pööraja peaks olema arvuti poolt juhitav, eriti kui te kõrgematel mikrolainetel kuud teete või satelliite töötate. Käsitsi on see hirmus piin, seda täpselt paika saada. 23 sendi peal saab veel kuidagi hakkama, aga väga mõnus on see, et panete selle trackingu programmi käima ja siis teate, et teil ei ole vaja antenni keerata. Jällegi lühilaine mehed jällegi kadestavad. Kuu on kogu aeg õiges suunas, ei ole probleemi sellega, et pead otsima kedagi kuskilt suunast. Praktiline näide siis selle minu parabooli põhjal, see on enne seda, kui ta üles pandi. Siin on siis tema pööraja, siin on asimoodi pööraja reduktor ja mootor, siin on näha, mis selle sees on, kahekordne kett ülekanne, 2 ketiga siin ja veel täiendavalt 151 ülekanne ja umbes 0,5 kilovatine mootor, mis on siis inverteriga toidetud. Isegi sel juhul ma pidin sagedust võtma, see kettülekanne on 3:1, aga sellegi poolest oli vaja veel sagedust kuskile sinna 10 hertsi kanti võtta 50 pealt. Et ta enam-vähem nii, ütleme, 1,5 minutiga tiiru teeb. Siin on inkrementaalentkooder all, see on otse antenni peatelje peal ja see on ka soovitus. See tähendab, et ei ole lõtku selle indikatsiooni juures. Siin on pilt juba, kui antenn üleval oli. Siin on siis tema nii-öelda teenindamiseks vajalik aparatuur, siin väike aiamajake. Siin on üks kraana ülemine jätk tegelikult. Siin on 10 tonni betooni all, aga tõmbitsaid ei ole vaja ja konstruktsioon on selline üle elanud, kõik tormid. Ainuke, mis läks selle reduktori peal, see nimetatud taper lock, läks jaanuari tormiga ja paar korda on pärast seda ka läinud. See maksab umbes 5 eurot, nii et see on väga hull ja vahetamine võtab 10 minutit. Ja platvorm siin, et kui ma keeran antenni nii-öelda horisondi peale, selle platvormi kohale siin pildi peal ei ole veel näha, siin on mul tegelikult alumiinium, selline kolmnurkne redel ja ma saan sinna feedi juurde või kiirkäe juurde üles ronida, nii et mõnikord on siin ühe nädalavahetuse jooksul on vaja teda 3-4 korda vahetada, nii võimendit, mis on siin all, kui ka siis seda kiirkäet ennast. Ja praegune 23 senti lõppaste kilovatine, see on siis umbes mingi 2-30 kilo seal oma radiaatoritega. Antenn ise, see on umbes 450 kilo koos selle tagumise osaga ja siin on umbes mingi 700-800 kilo veel juurde seda rauda. Et jah, paraku sellise antenni puhul on see nii. Nii, siin on ka üks näide. Ma arvan, et siin on jällegi inimesi, kes selle ära tunnevad, kus kohas see on. Näed, siin on kutsung tegelikult olemas. See on siis 6-meetrine parabool. Selle juures ma tahaks öelda jällegi, siin on geniaalne lahendus pööraja jaoks, see on laevakahuri platvorm. Töötab väga hästi, väga hea pööraja. Sinna tuli ise väikse reduktoriga mootor juurde panna ja indikatsioon ja töötab seni ajani. 23 sentimeetri peal, kes siin on aktiivsustestides väljas olnud, siis selle antenniga nad töötavad sealt SK0UX-ist. Õieti nad töötavad SK0CT kutsungiga, välja üüritud Ericssoni klubile. See on nüüd Tartu observatooriumi katusel 3-meetrine antenn. See on ka üks väga hea pööraja, aga tal on üks puudus, hind. On siis maksis meil mingisugune 25 000 eurot. On Saksa firma Egis, Profi Tracker XL.
aga mehaaniliselt suurepäraselt tehtud, lubab tegelikult pöörata kuni 3,7 meetrist parabooli ja seda veel kuni 44 meetri sekundis tuule korral. Nii et natukene overkill, aga võib-olla kunagi paneme sinna suurema parabooli. Juhtimine oli täielik jama, see tuli ümber ehitada, eriti satelliitide jälgimiseks, kuna ta ei lubanud asimuuti elevatsiooni samal ajal keerata. See oli ainult tarkvaraline piirang. Tootja ütles, et protsessor on liiga aeglane. Nii, siin on veel üks huvitav praktiline, see on siis praktiline näide, TL1YMK, tema sõidab, see on tema portatiivne nii-öelda mobile setup. Ta käib igal pool nii-öelda maailma mööda ringi ja ütleb, et ta nüüd töötab kusagilt, aga ega seda, kus riiki ta läheb, seda ta ei ütle. Nii et selle te peate ise telegraafis ilusti sides ära kuulma. Nii et selles mõttes äärmus. Väike parabool, eks ole, suhteliselt lihtne pööre, mingitel juhtudel ta isegi pööras käsitsi, kuna antenn siin ütleme 1,8 meetrit, sellega ta tegi vist 5,7 giga ja niimoodi, siin käepärastest vahenditest vastu kaal, eks ole, aparatuur on ilusti paika pandud, tal on ka mingi võrkparabool 3-meetrine, seda ta on ka tihti kasutanud. Nii et sõiduautoga käivad ringi koos abikaasaga ja töötavad igalt poolt huvitavatest kohtadest, mis on haruldased maad üldjuhul. See on veel üks pööraja näide lihtsalt, tavaline antenni pööraja pandud ka kettülekandega käima veel, kiirust vähendada natuke ja jõumomenti suurendada. Ikka tekitab, aga kui te nüüd indikatsiooni paneksite siia selle telje peale, siis seda annab teatud määral, eks ole, arvestada. Muidugi mitte 100%, aga nii ta on. Väikseid paraboole on suhteliselt lihtne keerata. Siin on ka üks amatöör setup, puhtalt amatööri ehitatud, OZ4MM, 10-meetrine parabool. Siin on näha, et tuule jaoks on tal antenn pargitud ja nööride tõmbitsadega kinni tõmmatud. Taani on niisugune koht, kus tuult on ka. Nii, siis on natukene linke, ma ei tea, kui te tahate, ma võiksin ühe või paar. Jah, seda saab ka, eks ole, aga ma võin siin ühe video võib-olla ära näidata. Nii, võtame siit. Ma arvan, et äkki selle, ma ei tea, kas see töötab üldse praegu, kus mul netiühendust on. Võtame. Nii. Võiks ju tulla. Lootust. Nii, see on see sama Irbene 32-meetrine parabool. Siin on näha, kuidas ta maha võeti sealt pööraja pealt. See võeti maha minu arust umbes aasta tagasi või midagi niimoodi. Suhteliselt hiljuti võib öelda. Ma ei tea, see on isegi mingisugune audio olemas. Paistab, et niisugune kraana on Lätimaal täitsa olemas, mis seda jõuab tõsta. Jah, väga ei lasta, tähendab isegi, mina olen seal 2 korda sees käinud. Üldiselt sisse lastakse selles mõttes sinna nii-öelda konstruktsiooni sisse, aga parabooli pinna peale enam ei lubata. Jah, ja tehakse praegu ka. Nii et kui on vaja, siis ma võin ette teatada ja nendega kokku leppida, kui keegi tahab sinna külla minna. Nii et ma täitsa soovitan, see on päris vägev vaatepilt. Ja kõik on praegu, ta on praegu täielikult renoveeritud tegelikult juba. Siis olid just venelaste käest ära võetud. Veel, siis olid vist sees veel. Jah. Ja. Aga see oli tore, et teemalt nägime seda, et seda kaust on ja siis me läheme tükk aega astume ikka, aga läheme jõuame kaust on ikka. Nii, siin on nüüd näha see tõstmise moment. Ta on muidugi kiirendatult siin näidatud, ta ilmselt nii kiirelt ei käi. Jah,
tähendab, kõik lihviti, kõik rooste maha, seal all konstruktsiooni pealt värviti pind üle, kõik kõigepealt võeti pind puhtaks, paneelid maha kõik. aga töörid on pandud ei ole, aga ei olnud? On küll. Seal on kõik nii-öelda heeliumiga jahutatud eelvõimendid ja siin on natukene näha seda mastaapi, eks ole, inimene on siin. Nad lähevad seal, põhiliselt teevad seal kuskil 5-6 giga juures ja niimoodi. Ja. No nad osalevad selles VLBA, mis on suur interferomeeter, sisuliselt liidetakse kokku terve hunnik paraboole suuri ja selle nii-öelda süsteemis. Ja tegelikult tehakse nendest mitmetest paraboolidest üks hiigelsuur, umbes maakera suurune raadioteleskoop, et saada piisavalt hea lahutus. Ja. Okei, aga